Head sõbrad, Reporter jätkub ja nüüd näitame, miks tõmmati Eesti reklaamfilmi Legend Harri Egipt Tallinna Raekojas tantsutuurile ja kuidas on sellega seotud haridusminister Mailis Reps. Järgmise aasta on Tallinn kuulutanud noorte aastaks. Kui palju on aga neid inimesi, kellel oleks täna aega ja tahtmist saata korda midagi suurt just noorte heaks? Ma ei usu, et neid eriti palju on. Ja just sellepärast on Tallinna Spordi- ja Noortekogu võtnud nõuks tunnustada neid inimesi, kellel on seda aega ning premeerida neid suure teo auhinnaga. Igal juhul meid on kutsutud Raekotta. Konkurss Suured teod Tallinna noortele toimub juba 2 aastat. Suure teo auhind ei ole ka rahaline preemia, vaid savist tigu. Aga miks ikkagi tigu? Ma arvan, et see tuleneb ka sellest, et me sõnastame pealkirjad noorte teod Tallinnale ja Tallinna teod noortele. Nominente oli sellel aastal 21. Aasta parimaks suurteoks kuulutati karjäärikonverents Sinu võimalused. Härra Harri Egipt, kes arvab, et ühiskond on minetanud tantsimise võime ning kelle suurimaks sooviks on viia tants kohustuslikuks õppeaineks, sai samuti suure teo omanikuks. Projektiga väike tantsumaraton. Harri Egipt korraldas 2 Tallinna kooli Pirita majandusgümnaasiumi ja Tõnismäe reaalkooli vahelise seltskonna tantsumaratoni. Mõlema kooli lõpuklassi noored pidid 90 minutiga selgeks õppima nii rumba kui ka samba põhisammud, et siis omavahel võistelda. Võitis Tõnismäe reaalkool, kus õpivad vene noored. Oled sa nüüd õnnelik? Jaa, ma olen väga õnnelik. Vahel tasus ennast ära. See on suure läbimurde algus. Mis te arvate sellest Harri Egipti mõttest viia tantsutund siis üheks õppeaineks koolis? Mitmeid momente on arutatud. Üks on see, et viia tantsutund kooli sisse ja viia ka näiteks mitmeid teisi spordialasid, näiteks judot on pakutud ja nii edasi. Täna me ei ole toonud teda eraldi ainena, küll aga uues õppekavas oleme välja pakkunud, et kehalise kasvatuse tunde peaks kindlasti laiendama erinevatesse suundadesse, sealjuures ka tantsule, sest ka omal ajal koolis mäletan, et ausalt öeldes ega see kitse hüppamine ja palli viskamine enam huvi ei pakkunud. Ega üle kitse hüppamine vist kasuks ei ole tulnud ametile? Ei oska öelda, kas kitsed jäävad teile ette või ei jää, aga ma usun, et tantsimine on andnud küll väga palju kaasa. Nii et te oskate tantsida? Ma olen 15 aastat tantsinud. Ma olen tantsinud 15 aastat rahvatantsu Maido Saare juhendamisel. Ning selles, et eestlane ei ole mitte ainult laulu, vaid nüüd ka juba tantsurahvas, ei kahtle ka Tallinna linnapea. Ma käisin mõni nädal tagasi rahvusvahelisel tantsuvõistlusel, mis toimus Saku Suurhallis. Ja uskuge mind, terve Saku Suurhall oli täis pealtvaatajaid ja sellist vaba kohta oli üsna raske leida. Harri, aga mis oleks, kui läheks ja teeks viimase tantsu või kas sa paluksid mind viimasele tantsule? Palun. Ja võib-olla ei olegi see viimane? Jah, see on esimene. Tänasest tantsuloost jäi kindlasti meelde üks haridusminister Mailis Repsi idee. 1. septembrist 2007 saab Eesti koolide kehalise kasvatuse tundides õppida ka seltskonnatantsu. Uues õppekavas oleme välja pakkunud, et kehalise kasvatuse tunde peaks kindlasti laiendama erinevatesse suundadesse, sealjuures ka tantsule.